Leidsin oma lemmikpoest Biomarketist ühe huvitava mineraalvee. Et tegu on siis Donat Magnesium mineraalveega, mis on pärit Sloveeniast, allikast ja mis peaks siis eriti hästi aitama organismil magneesiumi varusi täiendada. Ma joon seda klaasikese päevas juba 2 nädalat ja enesetunne on ülihea. Eriti ma olen tähele pannud, et ta hoiab kõhu korras, veel mõjub ka näonahale väga hästi ja sain teada, et seda vett tarbivad juba üle poole aasta FC Flora mängumehed ja on tulemustega väga rahul. Minu kõrval on füsioterapeut Jüri, kes on siis FC Flora väga tähtis inimene. Kõik kindlasti käivad sinu juures vähemalt korra läbi peale mängu või enne mängu. Kuidas see käib? Olenevalt vajadusest jah, et ma hoian neil pidevalt silma peal, et inimesed tulevad oma muredega, vahepeal võtame ise kratist kinni, kui midagi on vaja teha. Ja jah, kindlasti on kõikide mängijatega nagu kogu aeg kontakt olemas. Ja me saime just teada, et üheks väga tähtsaks osaks on siis magneesiumi vesi, mida nad joovad. Et oskad sa rääkida lähemalt, miks on magneesium üldse tähtis sportlasele ja miks just sellise vee kujul teda on hea omastada? Magneesium see on väga oluline siis lihase normaalseks funktsioneerimiseks. Magneesium on just see ühend, mis laseb lihasel siis pingutusest lahti lasta. Ja vee kujul on ta kõige parem sellepärast, et vees on ta kõige looduslikumas vormis. Ütleme, et kui me võtame tahket magneesiumi, näiteks mingi soola näol või siis tableti näol, siis me peame niikuinii peale jooma väga palju vett ja inimesed tavaliselt seda ei tee. Et siis palju lihtsam on seda juba vee sees tarbida, et siis saab selle vedeliku ka juba kätte. Püüdsin siin lahinguplatsil kinni jalgpalluri Brenti. Olen joonud magneesiumi vett päris kaua juba, viimast pool aastat umbes ja tunne on väga hea. Aga kas sellega on ka nii, et teda võib nagu kogu aeg juua siis järjest, et või ei ole ta mingi dopingu nimekirja all? Otseselt dopingu nimekirja all ei ole, ma arvan, aga pigem ikkagi peale rasket koormust on soovitatav juua, et päris iga päev ei ole mõtet juua. Et sa tundsid kohe, et mingi muutus oli, kui sa hakkasid teda nagu rohkem tarvitama? Jaa, et kindlasti taastumine on nii-öelda kiirem ja efektiivsem. Et lihtsalt ongi, kui on raske koormus, siis peale seda on soovitatav juua, et muud polegi midagi. See on siis pärit tänapäeva Sloveenia allikast, mis oli siis teatavasti kunagi Rooma impeeriumi osa ja seal siis ka kõik keisrid ja tähtsad inimesed käisid seda vett ammutamas. Ma olen kuulnud ka Afrodite legendist, et ka tema siis käis seal oma ilu turgutamas selle veega. Jah, et kindlasti ma arvan, et kui Afrodite oli olemas, siis ma arvan, et ta seal ka käis. Ja ma vaatan, et siin jalgpallurite hulgas oli palju väga pikajuukselisi ja kõige ja näonahad olid väga korras, et ta on ka nagu siis nahale ja juustele ja kogu organismile nii kasulik. Ja mineraalainete tasakaal on kindlasti väga vajalik just juuste, küünte ja naha siis tervishoiuks. Ja palju sa soovitad siis sportlastel juua ja palju tavainimesel? Ütleme, et see päevane doos võiks jääda kuskil 250-300 milliliitri vahele, et võib-olla mitte väga palju rohkem. Aga 300 milliliitrit päevas, kas või iga päev on täiesti okei. Ja võib teda siis, mis tahes ajal või on parem enne sööki? Pigem võtta tühja kõhu peale. Mina soovitan võtta õhtuti, sellepärast, et ta omab ka mõnevõrra sellist rahustavat efekti, et võib-olla kui on vaja autoga sõita pärast seda või midagi sellist väga pingutavat teha, siis enne seda mitte võtta. Aga aitab väga hästi magama jääda. Kas oled nagu näinud ka, et kuidas nagu otseselt on aidanud siis sportlast see vee manustamine ja kui ruttu see efekt on tulnud? Kohe, kui me selle kasutusele võtsime tegelikult, siis kõige raskem periood meie jaoks on suvine periood, kus mängijad siis ohustavad just mängu lõpus krambid, jalakrambid. Ja üheski mängus ei ole meil jalakrampi olnud mängijatel nüüd seoses selle veega, ma arvan, otseselt, sest see on ainuke vahend, mida me just nagu krampide ennetamiseks kasutame.